Sportland on maailm neile, kes soovivad olla esimesed. Tere tulemast mootorite maailma ja Rapla kardirajale, kus ei teoks Olerex Eesti meistrivõistluste esimene etapp. Eesti Kardiliidu uue juhatuse järjekindel töö on kandnud esimesi vilju ja huvi avaetapi vastu oli oodatult suur. See omakorda tagas põnevad ja sündmusterohked finaalid, kus lõid kaasa 6 riigi sportlased. Kõige rohkem osavõtjaid oli mikroklassis, kus 12 ringilist finaali alustas 24 noort. See kõik ongi kardispordi tulevik. Seda kinnitas juba kõige nooremate kadettklassi sõitjate 8-ringiline võistlus, kus 16 võistleja hulgas olid 3 esimest finišis poole sekundi sees, võitja Lukas Teets, teine Konrad Karjus ja 3. Markus Müül. Mikroklassis alustas parimast stardikohalt küll Nikita Ljubimov, kuid üsna pea oli sõidul uus liider Meril Peldes, kelle selja taga juba esimesed stardid ka Euroopa radadel. Temaga sama tempot suutis hoida vaid Rasmus Teller ja kuigi finišilipu sai 0,2 sekundilise edumaaga Merili Peldes, kuulus parima ringi au Rasmusele. Järgneva tiheda rivi ees oli kõige osavam Patrik Orvandi, kellele 3. koha juures kuulus ka teine ringi aeg. Kõik 3 jäid oma sõiduga väga rahule. Start oli kõige põnevam, kui ma sain Nikitast mööda sõita. Plaani tegid, et sa Nikitast kohe saaks mööda? Meil oli alguses plaan Nikita järgi sõita ja mööda pärast minna, aga sattus, et Nikita läks väljapoole ja ma sain mööda minna. Klassis mini oli rajal 22 võistlejat, finaali favoriit oli Alex Uusnem, kes oli kindlalt võitnud mõlemad eelsõidud. Tema kõrvalt alustas Teodor Toobal, selja tagant Hugo Rajamets ja 4. kohalt mullune selle klassi Eesti meister Andri Tšiikin. Esimesed 4 ringi olid Alex Uusneme dirigeerida, väga julgelt ründas liidrid alles 9. kohalt alustanud soomlane Dahlström ja kohe oli jaol ka Andri Tšiikin. Siis lõi paljudele kaardid sassi tibutav vihm ja see ei sobinud eelkõige Uusnemele, kes tasapisi 6. vajus. Kõige kindlam oli libedal rajal kõige kogenum. Andri Tšiikin lihtsalt sõitis teistel eest ära. Vihma tõttu sõit 13. ringil katkestati ja finišiks oli Andri edu kaaslaste ees juba 4,5 sekundit. Esialgu teise koha saanud Dahlströmi tulemus aga hiljem tehnilistel põhjustel tühistati ja nii oli lõpuks esikolmik Andri Tšiikin, Richard Alexander Pullinen ja Tõnis Toomingas. Räägi nüüd natuke sellest, miks sa alles 4. kohalt startisid? Esimene sõit mul oli libe ja teises sõidus ma tegin vea. Aga finaalis 4. kohalt alustasid, aga üsna pea, nii kui rada muutus niiskeks, olid sa pika rivi eesotsas. Kuidas sa nii ruttu sinna ette jõudsid? Ma ise ka ei tea. Ja ma sõitsin väljaspoolt ja siis see aitas. 3. koht, Richard Alexander Pullinen. Räägi endast, kuidas sa siin kardisporti sattusid? Ma sattusin tänu ühele Eesti vormelisõitjale, kellega mu isa oli, kelle vennaga mu isa oli tuttavaks saanud ja tänu temale ma jõudsin see tiimi. No räägi tänasest sõidust, oli sul närvipinge ka? Mitu korda oli päris pingelist kohta, kus oleks võinud välja lennata ja see oli päris napikas võit, et just sel hetkel punane lipp tõsteti. Klassi Jooka juunior finaali oli juba 20 ringi, esireast alustasid eelsõitude võitjad lätlane Skelten ja Mart Kubitski. Väga julgelt sekkus poodiumi heitlusse ka Mia Pankratov, kes kohe sõidu algul esimese võimaluse ära kasutas ja teiseks tõusis. Mart Kubitski sellega ei leppinud ja asus tihedalt kannule. 2 meie sõitja omavaheline duell andis hea võimaluse nüüd lätlasele, kes vaikselt eest ära libises ja sõidu lõpuni väga hea kiiruse säilitas. Mia Pankratov jätkas väga õigel trajektooril ja hoidis Stubnitski esialgu selja taga. Nende järel kihutas väga tihe nelik Damir Mingasov, Richard Viigisalu
ning soomlased Toomi Lehto ja Helli. Päris sõidu lõpus tegi Miia Pankratov pisikese vea ja selle kasutas kohe Mart Kubitski ära ja tõusis lätlase järel teiseks. Oli väga raske, sest Aleksander oli väga kiire. Finalis ka kiire. Aga stardi järgselt Miia siiski kasutas oma koha väga hästi ära, lipsas sust mööda. Kas sul oli natukene hirmu ka? Ja, sest väljas oli libe raske stardis. Poistele andsid sa kõva lahingu, aga kui sõidu lõpetasid, olid natukese kurva näoga, et teine koht oli ju käe ulatuses täitsa. Räägi oma sõidust. no selle ühe rollivea pärast oleks võib-olla teine olnud, aga langes 3. Aga juhtub ikka. Ja mina arvan ikka, et sul läks väga hästi, et sa pärast starti kasutasid just väga hästi ära Margi vea ja tõusid teiseks. No ikka peab kõik võimalust ära kasutama alati. Siis hakkasid rohkem nagu katmisega tegelema juba või? No sõidus oli väga palju vigu ja pidi nagu oleks võinud rohkem keskenduda, aga enam-vähem okei oli minu arust. Klassis OK oli 8 finalisti, keda ootas ees 22 ringi. Eelsõitude võidud olid omavahel jaganud Ruben Volt ja Joosep Planken. Korra oli nende vahele kiilunud ennast ka Robin Särg. Huviga oodati, mida suudavad 2 kiiret neidu, Henrietta Olak ja Carmen Graav. Väga enesekindel oli rajal Ruben Volt, kes edukalt võistelnud ka Euroopa radadel ja alates sellest kevadest sihib juba rohkem kereautorooli. Kindlasti soovis Joosep Planken talle tõsisemalt vastupanu osutada, kuid õiget seadet tema kardil selliseks lahinguks ei olnud. Otse kui märkamatult sekkus 3. koha konkurentsi Carmen Graav, kes oli end tihedalt Robin Särje tuulde sättinud. Nende järel kihutas teine tandem Henrietta Olak ja Oskar Männamets. Võitjas ei olnud kahtlust, finišis oli Ruben Voldi edu Joosep Plankeni ees 4 sekundit. 3. koha selgitamiseks läks aga juba vaja 100-ndikke. Viimane kurv ja lühike sirge ning sellest piisas Carmen Graavile, et kogenud Robin Särjest 300-ndikuga mööda lipsata. Sõit oli selline ühe mehe soolo. Kuidas sa nad seal rajal motiveerid, et nagu apteeker neelasid ringe? Midagi väga ei tegi, siis proovisin samalt aegiga ring sõita ja tänu sellele saingi sellise vahe. Aga stardimoment oli siiski ikkagi põnev, jah? Midagi kuulsin tagant, aga siis peale seda oli suhteliselt vaikne. Aga pill töötas suurepäraselt ja probleeme vist üldse ei olnud? Ei olnud. No räägime seda, et sa oled nüüd kardiroolis niivõrd palju karastunud, sa oled ka juba kereautot proovinud. Mis mulje jättis? Kus ringrajal sa sõitsid? Sõitsin Monsas ja mulje oli väga hea. Siis väga põnev oli sõita ja palju raskem kui kart tegelikult. Joosep, sa olid sellise tormise näoga, kui lõpetasid, et sa ei jäänud vist päris rahule oma selle kardi käitumisega. Jah, tegime mõned muudatused kardile ja arvasime, et sõidu lõpp lööb paremaks, aga ei hakanudki tööle. Samas sõidu alguse osas vähemalt sa napsasid seal paaril korral kiiremad ringid ikka ära. Sõidu algus oli okei, aga lõpus sai veits jaks ka otsa ja ei olnud hoogu. Carmen, super finiš võib selle kohta öelda, mis sa täna tegid. Millal sul endal tekkis lootus, et sa jõuad siiski veel poodiumile? No ma viimastel ringidel vaatasingi, et seal ilmselt läheb pusimiseks ja siis viimases kurvis kasutasin võimaluse lihtsalt ära. Sul tundus, et kas sul rehv pidas natukene paremini või oli sul lihtsalt see trajektoor niivõrd hea? Ma arvan, et mõlemat. Et üritasin terve sõidu säästa ka rehvi, et lõpus siis äkki saab midagi parandada veel. Pika võistluspäeva viimaseks stardiks tulid rajale kõige kiirema kaatsed 2 klassi 8 finalisti, kõik suurte kogemustega võidusõitjad, kelles igaühest potentsiaali poodiumile jõuda. Eelsõitude põhjal jagasid esirida meie praeguse kõige tugevama kardiklubi Aiks Reisingu sõitjad Markus Kajak ja Siim Leedmaa. Ees ootas 25-ringiline finaal. Erilist huvi pakkus just Markus Kajaku sõit, kes juba eelnevates võistlusklassides näitas suurepärast kaarditunnetust ja sõidutrajektoori. Esimestel ringidel näitas väga head kiirust finaali kõige kogenum Maarjo Vendla, surudes ennast vahepeal koguni teiseks.
kiiremaid ringe rihvis lausa apteekri täpsusega liidrikoha äranud Markus Kajak. Viimaste hooaegade selle klassi meister Sten Piirimägi oli hädas tehnikaga ja tema jaoks lõppes finaalsõit gaasitrossi purunemisega. Liidrile järgnevas grupis oli kõige teravam Karl-Markus Sei, kes kõigepealt tõusis 3. ja lõpuks surus end mööda ka Siim Leedmast. Finišis esikolmik võitja Markus Kajak, teine Karl-Markus Sei ja 3. Siim Leedmaa. 4. Anti Rammo, 5. Maarjo Vendla, 6. Georg Kõss ja 7. Hannes Tampere. Markus, probleeme suuri ei olnudki, aga ega sa masinale armu ei andnud vähemalt sõidu alguses? Ei andnud ja suht lihtne oli tegelikult. Kas sa oskasid arvata ka, et mis see kiirem ringiaja võiks tulla täna? Ei osanud, kuna ref kulus suht kiiresti, siis ei teadnud. No aga sa ei kahelnud, et sina oled kogu sõidu kiirem mees? Alguses kahtlesin pärast teist eelsõitu. Aga ma ei tea. Mis sa sellel hooajal tahad Kardisporis ära teha? No meistriks tulla. Ja MM-il hea tulemus teha. Mõtlesin, et vaatad pilguga ka Eestist väljapoole ka. Ja. Karl, sõidu lõpuosa oli sinu, jah? No sõidu lõpus oli päris hästi jah, et me olime eelsõitudes suutnud säilitada sutsu rohkem refi kui teised ja siis jah. No kella järgi vaadates isegi võtsid Markuselt natukene aega tagasi, ega tal enam väga kiiret kuskil ei olnud. Kuidas ise lõpuosa tundsid? Lõpus päris enesekindlalt teadsin, et mul oli veits parem ref, aga sõidu algul mul oli, ma ei tea miks, aga algul oli natuke täispill ja siis ei olnud seal lihtne püsida nende tempos ja siis jäi natukene maha. Siim, räägi alates stardist. Start ei läinud väga hästi, et magasin natuke maha ja langesin 3., aga siis suutsin Maarjost mööda saada ja väikse vahega kasvatada, aga siis Karl-Markus tuli juba mööda ja ütleme nii, et päris raske finaal oli minu jaoks, aga 3. kohaga võin täitsa rahule jääda. Eesti meistrivõistluste teine etapp algab 4. juunil Tabasalu kardirajal. Otsustavad finaalid sõidetakse laupäeval 5. juunil. Sportland on maailm neile, kes soovivad olla esimesed.